Me räägime täna naiselikust ja mehelikust energiast ja kui sa mõtled, millal sa viimati tundsid ennast tõeliselt naiselikuna, tõeliselt väekana, väestatuna ja kui sa tõesti tundsid, et sa viibid selles naiselikus energias, selles voolamises, kulgemises, ilus harmoonias, millal sa viimati tundsid sellist tõelist kontakti oma sügavama naiselikkusega ja kui palju sa üldse igapäevaselt pöörad tähelepanu sellele, et kas sa viibid naiselikus energias või mehelikus energias ja kas need on sinu jaoks tasakaalus ja kuidas sa neid tasakaalustad ja millistel hetkedel sa tunned, et see nii-öelda energia või tasakaal sinu jaoks paigast liigub. Et mõlemad energiad on meie elus olulisel kohal. Naiselik energia ehk siis see, mis meile naistena ongi kõige omasem, on selline iseenda eest hoolitsemine, kodu eest hoolitsemine, oma pere eest hoolitsemine. See on ilutunnetus, harmoonia, tasakaal, kõik ilumeeled, et kõik, mis tõstab sinus seda naiselikkust sära, seda rõõmu, rahulolu, õnne, harmooniat, et armastusseisund, selline lahkus, elu usaldamine, voolamine, kulgemine ja seda toetab ja tasakaalustab ehk siis mehelik energia, selline nagu meespool, ehk siis sihikindlus, eesmärgipärasus, otsusekindlus, otsustamine, et kõik, mis on seotud nii-öelda millegi ära tegemisega ja millelegi nagu struktuuri andmisega. Ja me naistena vajame neid mõlemaid oma ellu, et kui meil on mingid unistused, soovid, plaanid, sihid, et need ei jääkski pelgalt soovunelmateks, siis ongi, et see mehelik energia, see, mis paneb meid tegutsema ja seda toetab siis selline nagu naiselik pool, selline usaldamine, voolamine, et kokku see loob siis sellise eesmärgipärasuse, ehk siis nagu sellele vormub mingi kuju ja tänu sellele me siis tihtipeale saamegi need sihid ja eesmärgid ja soovid ja unistused täidetud, sest me hakkame planeerima, me hakkame otsustama, me hakkame tegutsema, me hakkame selles suunas liikuma ja mida ma enda pealt ka tihti näen, et kus see tasakaal kipubki paigast ära minema, et ongi just selles tööelus, selles igapäevaelus, et ütleme just nendes töösituatsioonides, ettevõtluses, kogu selline logistika, aja planeerimine, iseendale aja võtmine seal, et ütleme kõik need tähtajad, eesmärgid, kõik otsused, mis vajavad vastuvõtmist, et kõik on nagu selline fokusseeritud ja keskendunud ja tihtipeale nagu tööpäeva lõpus on väga raske sellest nii-öelda nagu maskuliinsest ehk siis mehelikust energiast ennast välja tuua tagasi sinna naiselikku pehmusesse, leebusesse, armastusse, harmooniasse, et sellisesse kulgemisse ja olemisse. Ja tihti, kus ma märkangi, et see minu jaoks on paigast läinud, et kui ma olen pikemalt aega viibinud seal nagu tegutsemises ja seal meesenergias, et ma nagu tunnen mingi hetk, et mina naisena nagu vajan ka seda tuge või hoolt, et ma saaksin nii-öelda puhata, lasta ennast lõdvaks olla, nii-öelda tõmmata niimoodi mõnusalt pehmelt kerre või kaisu ja kus ma siis või mida ma siis selleks teen, et enda seda naiselikkust uuesti turgutada,
minul on selleks oma kindlad rutiinid. Kõige paremini mind aitabki sellesse tagasi aeg iseendale, kas siis nagu kohtingud iseendaga, et mõnus tee või kohvitass, hea raamat, küünlavalgus, mõnus vanniskäik või pikem duši all käik, igasugused iluprotseduurid, spa, massaažid, et jalutuskäigud looduses, et see on see, kus mina ennast naisena laen, et kus mul nagu tärkab see ilumeel ja see enesehoolitsuse, enesemärkamine, tähelepanu iseendale. Ja kui ma olen sellises puhanud olekus, siis tuleb jälle välja selline nagu naiselik sära ja selline, et kus mul on jälle endast midagi anda ja jagada ja selline nagu armastuse voog. Et mis on sinul need tegevused, mis aitavad sul saada kontakti uuesti selle sügavama naiselikkusega, kui tihti sa võtad endale seda aega ja lubad ennast naisena hellitada, et nii siis iseendal, et ennekõike iseendale andes ja kui palju sa näiteks teinekord annad oma partnerile märku, et sa vajaksid nüüd, et olla selline hoitud ja armastav naine, et kus sa lihtsalt lähed nii-öelda nagu sellesse usaldamisse, elu usaldamisse ja kulgemisse ja siis nii-öelda lased nagu mehel ennast hoida ja hellitada. Ja siinkohal ma jagan teiega ka Katrin Saali-Saul raamatu soovitust, et naiste arhetüüpidest ja sealt ka võib-olla väikene harjutus, et proovidagi mängida nende erinevate rollidega, mis meis kõigis naistes on olemas, et ollagi ühel hetkel selline kuninganna, selline väärikas, kes teab oma väärtust, teab täpselt, mida ta tahab. Teisel hetkel olla selline tütarlapselik, vaba, rõõmus, lustlik, mänguline, võib-olla isegi natukene selline, mitte halvas mõttes nagu kerglane, aga elu kergelt võttev. Olla selline kirglik armastaja ja olla ka selline nagu perenaine, selline kodu ja pere süda. Et millal sa viimati mängisid oma sellise naiselikkuse ja nende rollidega, mis sinus kõik olemas on ja kas see lõi sinus mingi sära ja energia ja midagi nagu uut ja inspireerivat lõkkele. Ja siinkohal ka väike mõte, et igaühele teist, et tihti me otsime nagu välismaailmast seda inspiratsiooni teistelt naistelt ja mida me tihtipeale ka saame, kui me vaatame teisi naisi mitte kadedusväärse pilguga, vaid ütleme sellise nagu imetluse ja inspiratsiooniga, et kuidas teatud naised, kes on võib-olla sulle nagu eeskujuks või millegi poolest silma jäänud, et kuidas on nemad saavutanud kõik selle oma ellu, mida nad on siis loonud ja et kuidas see võiks ka nii-öelda sinu jaoks võimalik olla ja mitte, et otsida ainult seda inspiratsiooni väljastpoolt, vaid et siin kindlasti ka mõttekoht, et kuidas ma saan olla iseendale see inspiratsioon, et kuidas saan mina naisena ennast inspireerida, et mis on need tegevused, milliseid tööriistu, millised rutiinid, et mis mind selles võiksid aidata ja et hästi palju tegelikult annab energiat, kuidas nüüd kellelegi, et mis inimtüüp, et mõni saab energiat võib-olla rohkem nii-öelda üksi iseendaga olles ja teine siis viibides, ütleme sellises naiste grupis, naiste ringis, kus on koos siis
erinevad naised, kes jagavad võib-olla mingid sellised tantsulised rännakud, meditatsioonid, et tõsta nagu seda ühist vibratsiooni ja energiat. ja hästi äge oleks, kui sa siis ka jagad siin, et kuidas sul läks see rollide mäng, et mis on need sinu tegevused ja rutiinid, mis aitavad sul kergesti saavutada kontakti oma naiselikkusega ja, ja et mis on nagu need sinu nipid või et kuidas sa saaksid ollagi iseendale igapäevaselt see inspiratsiooni allikas.